oleme stuudiosse kutsunud Martin Koroško ja sina oled siis Tehnopoli müügijuht. No, mitte päris, ma olen tegelikult turunduse ja avalike suhetega tegelen rohkem, et seega ma olen turundusjuht olnud siin juba nüüd 6 aastat. Kuidas Tehnopol üldse algust sai? Tehnopol on siis teaduspark klassikalises mõttes, et alguse me siis saime umbes 10 aastat tagasi, 2003 oli see natuke rohkem kui 10 aastat tagasi nüüd. Ja meid asutasid siis tol hetkel Eesti Vabariik, Majandusministeeriumi näol, Tallinna linn ja Tallinna Tehnikaülikool, kes on meil siis tänaseni siin ka naaber ja toob siis sellise kriitilise massi tudengeid ja teadlaseid siia piirkonda. Ja see asutamine sisus siis nägi välja selline, et meile tegelikult anti üle hulk hooneid, meile anti üle see ala siin, et sellest siis arendada Eestis nii-öelda selline teadusettevõtetele mõeldud keskus. Täna me siis majutame kuskil suurusjärku 180 ettevõtet siin pargis, kes kõik on siis vähemal või rohkemal määral tehnoloogia valdkonnaga seotud. Inimesi ja spetsialiste nendes ettevõtetes töötab pisut alla 4000 igapäevaselt ja kui me siia nüüd kõrval veel paneme selle ülikooli kapatsiteedi, kus on sisus 14 000 üliõpilast ja üle 3000 teadlased, siis selline campusena on see kooslus üsna märkimisväärne juba. Ma tean, siin lähedal on Skype kohe kõrval ja natuke edasi on IT College ja siis on Mektori siin kiviski kaugusel, et tegelikult on see päris põnev koht. Räägi, kes on siin teie majas suurimad tegijad? Jah, nagu sa mainisid, et Skype kindlasti, siis on ka siin näiteks Fujitsu Eesti siis selline arendus- ja hoolduskeskus. Siin tegeleb näiteks Karl Storz suuremana, siis näiteks siin samas majas on Küberneetika aktsiaselts, kes on siis võib-olla tuntud selliste Eesti I või E rakenduste näol, et olgu selleks siis e-valimised, e-politsei ja nii edasi, nii edasi. Räägiks sellest, kes on teie pesast nii-öelda välja lennanud, kes on nagu suuremad tegijad praegu? Kui me räägime nagu klassikalises mõttes selliseid äriideest välja kasvanud asju, et siis võib-olla see ei ole nagu niivõrd meie teene, aga siit piirkonnast tegelikult Skype alguse sai ja siin nad tegelikult näitasid ette, et kuidas sellist innovatsiooni võiks nagu teha, et kui me paberil näeme ka, et tuleks nagu hea idee, paar inimest ja sellest võiks kasvada suur asi välja, et siis Skype on nagu selline klassikaline näide, et nad alustasid siin meie vanades ruumides kunagi ja nad kasvasid üsna kiiresti suureks ja nüüd omavad siin tervet suurt hoonet, eks. Aga inkubaatori puhul meil erinevaid näiteid on, et kui me räägime IT-projektidest, siis näiteks Toggle ajajuhtimislahendus, mis samamoodi oli selline algul väike ja nüüd on seal, ma arvan, üle 100 000 kasutaja USA-s, kes siis oma projekti juhivad siis Toggle'i lahendust kasutades. Kui me räägime näiteks ettevõttest Defendec, kes samuti alustas inkubaatoris 3, eks ju, ja täna nad siis valvavad Eesti-Vene piiri ja on oma piirivalvelahendusi siis müünud ka teistesse riikidesse. Kui keegi tahab tulla siia inkubeerima teile, et mis on tingimused ja kuidas siia pääseb? Inkubaatorisse tulek on tegelikult üsna lihtne, et meil on portfellis kuskil 20 ettevõtet kogu aeg, kellega meie mentorid ja programm siis tegeleb. Ja tegelikult ega see muud keerulist ei ole, et meie veebis tuleb saata ära vorm, peale seda võetakse meeskonnaga ühendust, küsitakse võib-olla paar lisaküsimust ja siis tuleb meeskond ja esitleb ennast meile. Et teeb sellise lühikese esitluse 5-minutilise, 7-minutilise, kus siis üldiselt küsitakse kõik vajalik ära ja otsuse lõpuks siis teevad need mentorid sisuliselt, kas see ettevõtte võtta vastu või mitte. Et mida me nagu hindame, on kindlasti unikaalne toode, et me tahaksime, et sellel tootel oleks kindlasti ekspordipotentsiaal, et ta eristuks kuidagi konkurentidest või tal oleks mingi kindel eelis konkurentide ees. Me eeldame, et oleks tubli meeskond, et inimesed, kes selle päriselt ka ellu viivad, me muidugi saame aidata meeskonda komplekteerida, aga me üldiselt eeldame, et sellised baasteadmised võiks juba tiimis sees olla. Ja ega me muud eriti ausalt öeldes sellised väga hulle kriteeriumid rohkem ei olegi, et ega tegelikult hästi palju oleneb ikka sellest inimesest, kes oma asja usub ja kui ta tuleb ja esitab ja meie ka sellesse usume, et siis me üldiselt taga vastu võtame.